Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark eetris järjekorras 127. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Elari Tamm, Arko Vara müügidirektor, juhtkonna liige. Tere, Elari! Tere, Tõnu! Kuule, alustuseks. Sa oled meil siin saates varem ka külas olnud, siis oli sul teistsugune ametinimetus, et võib-olla nagu alustakski sellest, et räägi paari sõnaga, kes sa oled, mis sa kinnisvara valdkonnas teed ja mis segadus meil siin nende Arko Vara tiitlitega on? Kõigepealt suur tänu, Tõnu, et sa jälle kutsud mind oma show'sse. Tore olla tagasi. Teiseks, ma olen tänaseks juba nüüd üle 20 aasta olnud kinnisvaraga seotud siis peamiselt vahendusvaldkonnas ja see on olnud mu selline spetsialiteet. Alustasin kunagi Uusmaas, toredad ajad olid, siis said seal ajad läbi ja siis tänaseks juba üle 10 aasta ma olen tegelikult siis Arko Vara ridades olnud. Ja aastast 2018 ka siis Arko Vara kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner ja seda ma siis tõesti nii tegevjuhina olingi nüüd kuni novembrini välja. Nii et mis siin on, siis mul lihtsalt ütleme siis üks roll sai läbi ja mingi arengufaas tekkis uuesti, et tuli astuda uuesti teatud mõttes ka ebamugavustsooni, nii et selles mõttes ongi tõesti uus roll on vastutada kogu müügi ees siis selle kaubamärgi all. Ehk siis ennem sa olid varasemalt maakleribüroo partner ja nüüd siis oled arenduse poole peal ja oled maakleribürooga ju ka jätkuvalt seotud? Olen küll jah, et Arko Vara kinnisvarabüroos olen ma jätkuvalt ka partner. Ja nüüd siis selle sissejuhatuse juurest edasi, et plaan oli rääkida, sest eks me oleme siin jõuludele ja aastavahetusele järjest lähemale liikumas. Oligi plaan siis 25 aastat moel või teisel kokku võtta ja mõelda siis selle peale, mis meid järgmisest aastast võiks oodata. Aga lähme kohe asja juurde. Kinnisvara maakleri teenus, vahendusteenus, 25 aasta. Oli see hea aasta, oli see halb aasta, mis oli raske, mis oli liiga kerge? No see ei olnud see aasta, kus telefon ise heliseb aasta. Et kindlasti oli töömahukas aasta, kus tuli päris palju tööd teha. Samas aasta andis päris palju võimalusi juurde. Ilmselge, et maakler, kes kontakti ei osanud hoida, ennast nähtavaks ei teinud, müüki ei võtnud asju, jäi kõrvale. Et aasta on selgelt olnud ostja keskne, ütleme nii, et intressisokk on ju küll leevenend, aga inimesed kalkuleerivad praegu palju rohkem, nii et mida me veel nägime on see aasta, et uusarenduste järele nõudlus kasvas, kuid jälle aasta lõpupoole on järgi andnud. Nii et jälle ikkagi uus järelturg on olnud tegelikult ikkagi aktiivne ja samas hästi hinnatundlik. Kas siin on nagu mingi selline vastuolu, sa ütled, et maakleritel ei olnud nagu kõige lihtsam aasta, aga teisalt, kui ma vaatan tehingute arvu, näiteks Tallinna baasilt või tegelikult see kehtib enamiku Eesti maakondade kohta vähemalt, kas iga linna või küla kohta, aga tehingute arv pigem on ju selline ses mõttes kõrge, et ta ületab ajaloolist keskmist. Oskad sa sellist vastuolu seletada, et maaklerid ei tunne nagu, et asjad iseenesest läheks, aga samas tehinguid ju ometi tehakse üksjagu mõistlikul määral, ma ei ütleks palju. Võib-olla siis ongi nii, et tehinguid ei tee enam kõik. Et tehinguid teevadki need, kes on olnud siis ütleme need oma võimalused ära kasutanud, et enam hobikorras töö väga hästi ei sobi. Ma usun, et me nägime päris paljusid väljumas sellest sektorist, et selles mõttes on nagu positiivne, et professionaalsusele nagu nõue on ainult kasvanud, et lihtsalt kõik ei saa praegu tööd, see oli see probleem, et mis siis, et tehinguid tehki piisavalt. Eks see olegi võib-olla selline, ütleme, keerulisemate aegade positiivne pool, et toimub teatav nagu reha ja see viib siis innovatsioonini parema teenuse kvaliteedini.
kas midagi läks nagu kuidagi hõlpsamalt, liiga lihtsalt maakleri teenuse vaatest, kinnisvaramaaklerite vaatest 25 aastal, et sinu ootused näiteks aasta tagasi olid palju negatiivsemad ja nüüd sa oled positiivselt üllatunud? No seesama uusarenduste turg tegelikult üllatas see aasta, et vaadates seda viimaste aastate hinnatõusu ja keskmise ruutmeetri hinnatõusu, siis peaks ütlema, et vaatamata sellele tegelikult oli aasta sellised nagu kõrgemad numbrid juba seal ligi 150 uue korteri müügi juures Tallinnas, nii et ma ütleks, et võib-olla positiivselt üllataski uusarenduste müügi nagu taastumine või järgi jõudmine. Kui maakleri teenuse juurest minna edasi kinnisvara hindamise juurde, siin on eks teatavad sarnasused, sarnane tsüklilisus kinnisvara maakleri teenuse tehingutega, oli siin mingeid selliseid teemasid, mida tasuks välja tuua? Hindajatel läks 25 aastal. No ma ei tea, et hindajale see aasta oleks olnud kellelgi nagu vaba aega, et hindajatel on jätkuvalt tööd rohkem, kui nad jõuavad ära teha. Jätkuvalt on Refin tegelikult väga populaarne teema, et pangad võistlevad laenuraha pärast ja siin saavad kinnisvara hindajad tegelikult tööd. Teiseks, kui ka tehingute keskmine ei ole langenud, siis ütleks, et jätkuvalt see on taganud ka hindajatele stabiilsuse. Nii et pigem nagu ütleks, et hindajatel on ka hea aasta. Raskust võib-olla hindamisvaatenurgas on see, et riik tahab seda, kas riik ja pangad tahavad seda asja nagu hakata, ütleme siis teatud mõttes reformima. Siin on oma väga suured ohud sellega seoses mängus, mis puudutab just nagu sellist õiglast turuväärtust tagada, mida siis kinnisvarabürood ju täna teevad, et sõltumatu hinnamääramine, et see on ohus ja siin see on küll pooleli kõik, aga see on olnud sellise hindamise valdkonna segadus see aasta. Niimoodi, et refinantseerimine ei tähenda tehingut niimoodi, et maaklerile sealt midagi ei tulnud, aga refinantseerimine on teema, mis on hindajatel päris mõnusa singipiilaka aidanud leiva peal hoida. Just, ja ta on ka, ma arvan, hoidnud nagu turgu korrektsena, et me ikkagi jätkuvalt ju hindame asju võrdlevate tehingute pealt. Me ei tee seda mudeli pealt, me ei tee seda allahinnatult, me käime ju kohal, vaatame üle, me tegelikult nii nagu hindajate kutse seda ette näeb, nii tehakse. Sa tulid nüüd selle hindamise reformimise juurde maailma teisel tagasi, et mis siis, räägime võib-olla kuulajatele, vaatajatele ka lahti, mis siis on plaanitud muutused ja mis on negatiivne aspekt, mida sina selle juures näed? No see plaanitu muutus ongi mingi osa hindamisest viia siis nagu pankade alla, et seda ei tee siis hindaja, sõltumatu hindaja, vaid seda teeb pank. Ja räägitakse enne kõike refinnimisest, aga see on üsna sükene tundlik teema ja me ei näe, et see mudeli kasutamine nagu lahendaks tegelikult seda sõltumatust ja ka mis nagu kliendile kasu tooks, et klient, kui tema tahab oma korterit hakata hindama, et siis ei tekiks olukorda, kus seda hinnatakse nagu alla, sest veel kord, et see mudelipõhine, et seal on see risk ja ma arvan, et meie ei turg ega tänane äri ei ole selleks valmis, et võib-olla seda peaks natuke rohkem veel analüüsima. Okei. Aga arendusturu osas sa juba mainisid seda, et müük läks mõnevõrra kiiremini ülespoole, kui sina oleksid oodanud. Kas arenduse vaatest oli veel mingeid teemasid, mis sulle 25 aastal kuidagi eriti silma jäid positiivses või negatiivses võtmes? No ma olen pannud tähele, et arenduses on päris palju nõndanimetatud window shoppereid, kes käivad, vaatavad ühes projektis, teises projektis, kauplevad, loodavad kaubelda alla 40 000, 50 000, protsentuaalselt võib-olla 10%, arvates, et arendajatel küll on raske, et siis saab küsida. Aga ütleme siis nii, et paljud neist ei osta, et me näeme nende uusarenduste
tehinguarvu vaadates, siis noh, ongi 100–150 ostjat on Tallinnas kuus. Nii et sihukest Windows shoppereid on palju ja aga samas mulle tundub, et mis on arenduspoolel nagu tore on see, et täna on arendajatel nagu võimalus ja ülesanne oma projekte hästi läbi mõelda, vaadata, et sa teed ikkagi hea asukoha kohta omale projekte ja valdavalt nüüd ongi pigem hästi läbi mõeldud siuksed terviklahendused, mis siis hõlmavad kogu keskkonda või seda keskkonda, kuhu arendatakse. Ongi läbimõeldud planeeringud ja ma arvan, et täna siis ka võib-olla seda hinnaga mängimist nii palju ei ole, proovitakse ikkagi leida kliendile selline lisaväärtus, arvestades, et neid ostjaid ei olegi nii palju, et siis pigem seda, kellel on ostujõud, tagades mingi kvaliteet hoopis, nii et see võiks olla positiivsed asjad. See on jah hea, et kui 7 aasta, mis oli kinnisvara toonase buumi tipp, et siis läksid korterite planeeringud, asjad läksid ikkagi suhteliselt käest ära, siis meil on siin olnud paremaid ja raskemaid aegu, aga selline, ma ütleks, planeeringute kvaliteet ja niisugused asjad pole käest ära läinud ja ma ei ole kuulnud ka seda, et ehituse kvaliteet, see on ju see, mille järgi tarbija siis pärast kõige rohkem võib-olla hindab objekti, et see kuidagi käest ära oleks läinud. Mingeid vimkasid siin-seal ikka satub sisse, et seda alati. Aga võib-olla nende Windows shoppingut tegevate klientide osas ma tahtsingi küsida, et kas nad tehinguni jõuavad, aga selle juba vastuse andsid ennem ära. Aga kas nad otsivad pigem oma kodu ja vaatavad, et kui mingi parem võimalus avaneb, siis nad ostavad kodu või nad on pigem investori vaatest, kes on sellised ostjad, kes siis käivad kalastamas? No valdavalt on ikkagi koduostjad, et mis on koduostja selline kahtlemise põhjus peamiselt ongi, et kas raha on vähe piiri peal ja see on väga suur tegelikult otsus, ehk siis ilmselgelt see nõuabki sihukest nagu selgust. Ehk siis ütleme, et valdavalt ikkagi ebakindlus sunnib lihtsalt Windows shoppima ja unistama ja valdav osa neist ei ole investorid. Et ma arvan, et täna investor, selline ütleme uljas investor, kes tahaks täna ühte üürikorterit osta, siis selle välja üürida, et hetkel on nagu see tagaplaanil. Et neid huvilisi on väga vähe, just eriti uusarenduste kontekstis, kuna see kapitali maht, mis sa pead sinna alla panema nii suur, siis lihtsalt sul ei tule mingit tootlust välja ja võib-olla ei usuta ka, et asjad nagu hinnad veel tõusevad, et siis saavad sealt oma raha kätte, et palju ta siis tõuseb. Kas ta siis tõuseb Helsingi tasemele või Stockholmi tasemele, et me ju loodame seda ja selle järgi me sörgime. Et tõenäoliselt üüriinvestorid ei olnud ka maaklerid teenuse turul väga aktiivsed, või ütleme, maakleritel liialt kokkupuudet nendega polnud. Aga konkurentsiolukord arenduses, kuidas sa tunnetad, et mina siin liidan ja lahutan oma numbreid kokku, vahest isegi korrutan ja jagan, et mulle tundub, et konkurentsiolukord leebemaks 25. aasta jooksul sugugi ei ole läinud. Jaa, ma ütleks juba tunnetuslikult konkurents on ääretult tihe ja me räägime ju täna paberit müümise kontekstis või valmis, siis me näeme, et ju praegu üle 60% on valmis tooteid meil turul, mis lähevad diiliks, et me ise täna Arko Varaga mitu projekti on alles tules, kus me müüme paberilt ja võistleme tegelikult nende valmis korteritega ja näeme, et kui tihe see konkurents on, aga teiselt poolt, õnneks vaata inimeste plaanid ei ole ühesed, et kõik ei taha homme sisse kolida, neil ongi vaja järgmise 2 või 3 aasta jooksul hoopis see ost soetada ja siis tundub, et see plaanidega läheb nagu hästi kokku, nii et konkurents on tihe, pakutakse tohutult küll allahindlustest kuni kardinateni välja, et kõik proovivad nagu midagi välja mõelda, et mõni konkurent pakub hobust ja ma ei imesta, kui järgmisena tulevad jänesed ja muud koduloomad,
aga noh, lõppkokkuvõttes me võistleme praegu tõesti selle 100-150 ostja pärast siin Tallinnas ja kes suudab ikkagi parema toote luua ja veel parema planeeringud, et ma seda hinnasõda ei arva, et see on jätkusuutlik, sest noh, võitja on see, kes on nullis, noh, ja see pole ju mingisugune võit. Sealt võivad eks tekkida probleemid näiteks garantiiteenuse pakkumisel, kui arendaja seal ennast väga nulli viib. Aga okei, et arenduse sektoris konkurents on jätkuvalt tihe. Nüüd maaklerite juurde tagasi põrgates sa mainisid, et mingid maaklerid on maakleriameti selja taha jätnud ja läinud uutele väljakutsetele, et kuidas maakleri teenuste puhul konkurents on sinna olnud mingit leevenemist või tihedamaks muutumist või mis? Ma arvan, et maakleri äris on ka väga tihe konkurents. Et siit ärist on päris palju välja läinud, kes ei tee oma hobi korras enam siin 1-2 tehingut, ma ei tea, pooles aastas, et saada natukene lisatulu. Ma arvan, nemad lõpetavad seda äri ja pigem nagu professionaalsete maaklerite vahele on läinud asi sellise nagu no konkurents on nagu uuele tasemel läinud ja mulle nagu meeldib, et see sunnib juba ka olemasolevaid maaklereid nagu uuesti mõtestama, mida see maaklerist lõpuks ikkagi teeb. Ja ma arvan, et see ongi praegu see aeg, kus iga maakler, kes turul on, mõtleb uuesti, et korraks hakati mõtlema, et see on niisugune sotsiaalmeedias olemine, näitamine, elustiili, et umbes liigun maakleri ametis sellise sotsiaalmeedia brändi või persooni brändi suunas, mis ei vastandu oma vahel, aga noh, kui sa tegevusi ei tee, siis tekib lihtsalt küsimus, et sa oled nagu fiktiivselt maakler. Aga ilmselgelt on täna selline identiteedi küsimus paljudele, et kui ma siis olen olnud siin viimased 25 aastat maakler, et mida see tähendab minu jaoks aastal 2026? Väga, ma arvan, head ja sügavad küsimus, et mida siin võib-olla jõuluaeg ja reeglina rahulikumas jaanuaris tasuks mõttes mõlgutada, et kas hea sotsiaalmeedias väljapaistmine eks teeb inimese heaks maakleriks või on kriteeriumeid veel? Äkki on veel, ma vähemalt loodan. Aga Elari maakleribüroo juhtimise vaatest, maakleribüroo partneriks olemise vaatest, mis siin oli 25 aastal väljakutseid pakkuv ja kus siis kartsid väljakutset, aga läks hõlpsamalt, kui oskasid oodata? No üks maaklerbüroo selliseid võtmetegevusi on leida uusi talente, et pean ütlema, et minu meelest 25 oli tegelikult päris raske aasta uute talentide leidmisel, et vaatamata sellele, et justkui tööturul peaks olema päris palju inimesi, kes tahavad muuta karjääri või leida uut tööd, et ma arvan, see oli päris nagu suure väljakutsega, et leida uusi talente. Ja just noh, kui me mõtleme, et maakleri töö või elustiili äri on niisugune sissetuleku põhine või tähendab tulemuspõhine, et sa saad raha siis, kui sa oled töö ära teinud. Ehk väga paljud inimesed seda riski niikuinii ei võta ja ma arvan, et väga paljudel inimestel ei peagi asja olema sellesse ärisse. Aga ma arvan, et kuidagi jah, võib-olla niisugust nagu kahtlust tabasin, et inimesed, kes on ka mõeldud maakleri äri alustamisele, ütlesid, et vist see aasta veel ei taha, vaatame tulevikku. Et see oli võib-olla selline väljakutse aasta, aga positiivne nagu just büroo vaates, noh esiteks meie büroo vaatest, et uus tegevjuht alustas novembrist, see oli niisugune pikk projekt, kus me tegelikult otsisime väga põhjalikult seda inimest, kes meie büroosse sobiks, sest kinnisvarabüroosse tegevjuhi leidmine ei ole nii, et paned töökuulutuse ülesse ja tule hakka maaklereid juhtima, et see ei ole kindlasti kerge tegevus. Nii et, aga ma arvan, et selline kõige parem on praegu olnud selline sisekaemus, et kes me oleme, mis meist saab, kuhu me liigume, just nagu professionaalsuse tasemel, et mida see maaklerbüroo siis teeb, nii et ma arvan, et me oleme olnud päris nagu aktiivselt selline peeglisse vaatajad, et hea peeglisse vaatamise aasta on tegelikult olnud. Et analüüsida sisemise protsesse ja sealt sees teha ka siis muudatusi ja siis aasta lõpetada sellega, et meil on tegelikult uus tegevjuht majas
kes aitab nagu äri viia uuel tasemele. Ja, kui sa tahad ennast tähtsamaks teha, siis ütled enesereflektsioon. Enesereflektsioon, täpselt selline see aasta oligi. Aga kuule, pöörame Elari nüüd laua teistpidi, et kui me vaatasime maaklerite hindajateks poole pealt, büroojuhi, partneri poole pealt, arendaja poole pealt, mis kliendi vaatest 25 aastal kinnisvaraturul, no pigem siis elamispindade turul olulist toimus? No koduostjatele oli tegelikult, ma ütleks nii, et hea aasta selles mõttes, et pakkumist on palju, valida on palju, igas hinnaklassis on kinnisvara, et pigem need, kes tegid see aasta nagu valiku, ma ütleks, et tegid targa otsuse, võrreldes nende inimestega, kes kaaluvad, mõtlevad, äkki hinnad lähevad alla, ehk ma arvan, et ma just mõtlen, et siin 1,5 aastat tagasi üks armas noor pere tegi otsuse äärelinna uus arendusse osta kodu, täna 1,5 aastat hiljem ei ole enam ruuduhind seal 3800 euri ruut, vaid on juba 4100 ja ka ostetakse, et me ei näe praegu seda mingit hinna nagu langemist, et ma ütleks, et ostjatel on olnud päris hea aeg ja nii, ütleme siis ka tingimise vaates, kui ka nagu just selle asukoha õige kodu leidmise vaates, et on pakkumisi. Pangad on olnud ostjate suhtes väga vastutulelikud, alates marginaalist 0, pool aastat, pool pangamarginaali ja nii edasi, et tegelikult päris hea positsioon ostjatele hetkel, et müüjad omakorda on võib-olla sellises, ütleme siis kõik need müüjad, kes ei ole oma hinnaga olnud nõus alla tulema. Ja mida see tähendab alla? Sinna, kus on ostjad. Ja ma ei räägi uusarendusturust, ma räägin järelturust, kus me üle hindame oma vara konstantselt. Nendel ei ole hästi, et mul siin just üks armas inimene rääkis, et näed, on mingisugune 11 kuud juba müünud oma ridakat ja maakler ei ole midagi tähendab tulemust veel toonud, et mis viga on. Ja ta teeb ikka seda sama tüüpilist, et longib hinnal kannul ja langetab hinda iga kuu 5000 ja siis imestab, et huvitav, miks see ei toimi. Et müüjad tegelikult peaks mõistma, et täna ostjate jalas on püksid ja ostjad ütlevad, mis hinnaga nad ostavad ja müüja siis peab valiku tegema, et kas ta siis tahab täna müüa ja kui ta ei taha, siis ei pea müüma. Aga kui peab müüma, siis ta peab nagu tegema mõistlikud otsused. Sa küll mainisid seda, võib-olla ma nagu rõhutaks ka, et tegelikult laenutingimused on meil 25 aastal olnud väga head ja ega nad 24 aastal ka halvad ei olnud, et 24 aastal oli Euriboreks muidugi veel nõksa kõrgemal, mitte ka liiga palju, aga ta oli languse trendis ja et see on kindlasti olnud tarbija vaatest positiivne, et võib-olla mis tarbijal ei olnud positiivne, oli siuke enesehinnang või siis tarbijakindlus, aga et alati on turul mingi probleem. Mitte kunagi ei ole niimoodi, et ühtegi probleemi ei ole, kui otseselt kinnisvara turul ühtegi probleemi ei ole, siis on hinnad kõrged jälle. Hea point. Aga ütlekski, et sellisele teadlikule kliendile on see olnud päris hea aasta. Mina olen seotud kinnisvarafirmade liiduga ja me kinnisvarafirmade liidus teeme 2 korda aastas küsitlust, kus küsime, et mida turuosalised, tippspetsialistid, ettevõtete juhid arvavad, et mis toimub. Ja muu hulgas me küsime, et kas ettevõtetel on plaan suurendada käivet ja suurendada inimeste arvu. Ja tead Elari üllatus, peaaegu alati tahavad, on plaaniga käivet kasvatada ja personali juurde saada. Mis aasta tagasi, 25. aastaks sinu plaanid olid ja kuidas need realiseerusid? Pigem ei ole olnud fookus praegu inimeste arvu drastiliselt kasvatada, sest me näeme, et turg ei toeta seda. Pigem keskenduda ikkagi nagu sellele, et sul on olemas kvaliteetne inimene majas, usaldusväärne inimene majas, keegi, kes homme ka kohale tuleb ja siis ülehomme ka, et pigem tahaks sellele usalduspõhisele nagu kultuurile rõhuda.
et ma arvan, et me oleme see aasta, ütleme võrreldes sellega, mis me tahtsime, oluliselt paremas kohas just nende inimeste, keda me oleme hoidnud majas, keda me oleme, kes on usaldunud meid ja usaldavad ja mõlemad pidi siis, ja keda meie usaldame. Nii et pigem võiks öelda, et aasta tagasi me tegime otsuse, et me väga radikaalselt ei kasva. Meil on täna 60+ maaklerit, 20+ hindajat Eestis, aga kogu, ütleme, Arko Vara brändi all toimetab circa 200 maaklerit Lätis ja Bulgaarias ka. Nii et meil on tegelikult kamba peale selline 200+ maaklerit kogu äris. Aga käibeplaanid, kuidas olid, kas kindlasti plaanisite kasvatada ja kas plaanid läksid teoks? Kõige raskem on praegu olnud marginaali hoida seoses hinnatõusuga, et kurvastusega tuleb mõnda konkurenti jälgida, et nad on olnud marginaali hoidmises paremad, aga see töö marginaali hoidmisega, et lisaväärtus, mida sa maaklerbüroona pakud maaklerile ja hindajale, et see ei langeks, siis sa pead olema lihtsalt väga hea ja väga loov ja aitama kõnetada seda maaklerit jätkuvalt. Nii et see sunnib ühelt poolt siis, nagu ma ütlesin, sisereflektsiooni, et mis me siis teeme, kus me paremini teeme nii edasi. Et ma usun, et see töö ei saa veel läbi. Ma arvan, et kui sa ütled, et personali nüüd olulisel määral juurde pole plaan võtta, siis te tegelikult ikkagi olete kogu aeg värbamas, sest mõni maakler ikkagi otsustab, kas kuhugi mujale minna, ütleme niimoodi, olen ma õigel teel oma mõtet? Jaa, ma ütleks, et näiteks see aastagi meiega liitus kuskil päris mitu maaklerit, kes olid üksi tegijad. Ja ma nägingi, et aasta on keerulisem, mis see tähendas seda, et üksi tegijad otsisid tegelikult büroo tuge. Ja võib ka öelda, et me jätkuvalt oleme valmis tegema koostööd inimeste, kes juba on turul ja otsivad sellist suure büroo tuge. Ja siis loomulikult uusi talente me ka otsime. Me lihtsalt ei ehita täna üles sellist. Me ei näe, et täna see tehingute arv kahekordistub, et meil oleks vaja veel 40 või 50 maaklerit kohe juurde võtta. Aga mis te nüüd 26 aasta peale mõeldes, ehk siis minnes nüüd mineviku poole pealt, mida me käsitlesime tuleviku suunas vaatama, kas järgmine aasta on siis see hetk, kus ootate, et nüüd hakkab turg üles minema, sest majandus hakkab kasvama ja tarbijakindlus on ka oma sügavikust nüüd juba 2 kuud järjest ülespoole tulnud ja et kas nüüd hakkate pahinal laienema? Viktor Frankl oma raamatus sealt Auschwitzist kirjutab nii, et ellu jäänud optimistid, vaid ellu jäid realistlikud optimistid. Ehk siis, et mitte, et jõuluks saame koju, vaid et üheks jõuluks saame koju. Aga milliseks seda ei tea ja kui sa nüüd vaatad seda prognoose, mida sa ise oled teinud, mida on teinud meie kõik suurepärased analüütikud, kõigil on see soov, et kevadel nüüd läheb ja nüüd sügisel. Ma ise sellest nagu hoiduks ja ütleksingi, et ühel päeval läheb paremaks. Meil ei ole väga häid, ütleme, meil ei ole täna dataga väga palju teha. Meil on täna teha hirmuga, puht inimliku sellise kartusega tuleviku ees, teadmatusega ja sellega ei oska ükski data pihta hakata ja selle lahendusega ongi keeruline. Aga mis ma ütlen, et ühel päeval läheb paremaks, kindlasti läheb, see tsükkel saab läbi ja tuleb väga hea aeg. Millal see väga hea aeg tuleb ja kuidas see hakkab välja nägema, üks asi on selge, et tehingud lähevad üles, aga selle eeldus on see, et kindlustunne on taastunud täielikult. Ja see saab olema jälle üks etapp, nii et see on natuke küll printsipiaalne, filosoofiline, aga kindlasti saab see tsükkel praegu läbi, me näeme korraliku majanduskasvu, mida see siis tähendabki, mis see meile tähendab, see tähendab meile tegelikult, ütleme, kinnisvarabüroole, tähendab seda, et me oleme tegelikult iga hetk valmis tegelikult kasvama. Ja see ongi sisemised protsessid, et kuidas sa järsku kasvad, ma ei tea, 60 maaklerit 100-le, me oleme olnud 100 maaklerit, me ei näe täna selle mitte mingit põhjust või mõtet, sest see on selline sisemine konkurents nagu, ütleme, piirav selle. Aga läheb paremaks lihtsalt küsimus millal.
Ehk siis tee on käänuline ja täisgaasiga pole mõtet sõita, kui kurvi taha ei näe. Aga kui mõtleks 26 aasta peale, no mingi visioon sul peab ju ometi olema, et kui vaataks praegu just maakleri büroo, kinnisvaramaaklerite ja ütleme kinnisvara hindajate vaatest ka, mis 26 aastal võiks olla maaklerite hindajate vaatest oluline? No ma ütleks niimoodi, et meie pigem, ma ütlesin, mõõdukas kasv, selline 10-20% kasv on sisse kirjutatud igasse aastasse, nii käibe kasvu kui inimeste arvu kasvamisse. Me teenindame täna Arkovar AS-i ja uusarenduste müüki. Me oleme kindlasti kogumas sellist väga tugevat teadmist uusarenduste turust ja müügist ja kasutame seda jõuliselt ka turul ära. Ma arvan, et me näeme ka uusi frantsiise tekkimas ja võimalik, et mingi konsolideerimine ka tekib, et neid ei saa ka välistada. Kui kinnisvaraturul, just vahenduse turul liiga head ajad ei ole, siis on pigem üks konsolideerumine ja samas kui on väga head ajad, siis ei taheta vahendustasu jagada, et siis on neid üksiküritajaid rohkem, et kas ma sain õigesti aru, et me pigem oleme sellises konsolideerumise faasis? Me oleme kindlasti konsolideerimise faasis, et ma ütleksin nii, et väga mitmed väikesed bürood arvatavasti panevad jätkuvalt pille kotti, sest lihtsalt väärtuspakkumine on liiga madal. Suurtel on täna eelised, sellepärast et nendel on võimalus seda väärtuspakkumist tõsta kas või mahu pealt ja siis võib-olla tekivad sellised nišibürood, väikesed, sellised spetsiifilise fookusega, ma ei tea, kas me näeme näiteks bürood, mis tegelebki ainult uusarendustega või tegelebki näiteks ainult üürikinnisvaraga. No, kõik on võimalikud. Ja võib-olla Eesti turg on piisavalt väike, et liiga niši minna, et lõpuks tuleb ikkagi natuke laiendada vaadet. Mis kinnisvara arenduse vaatest, elamispindade arenduse vaatest võiks 26 aastal toimuma hakata? Konkurentsi mõttes? No ehituslubade arv kasvas, nagu sa arvatavasti isegi kajastasid ja see oli päris suur kasv. Et ma tahaks loota, et me jõua jälle defitsiiti varsti. Et see ongi nagu see kõige nõmedam, kui me üles-alla liikumist teeme, et ühel hetkel on palju pakkumist, siis pole midagi, et see tegelikult ei mõju majandusele ega meie siis sellisele tervele arendustsüklile üldse hästi. Et ma arvan, mis me näeme on see, et laojääk on praegu päris korralik. Circa 2700-800 korterit on Tallinna turul. Müügitempot vaadates, siis ma pigem ütleks, et laojääk kasvab ja me toome isegi turule oma Luteri projektiga juba siin sadades ühikuid juurde. Nii et siis võib öelda, et pigem uusarendusmaht kasvab, kui sama tempoga müüme, siis pigem need ehituslubade maht ei kasva. Ja pigem siis tekib mingi stagnatsioon. Nii et ja mõned arendajad lähevad ka kotti, sellepärast, et sellise müügitempo juures sul peab rahakott lihtsalt väga sügav olema, et seda kõike lubada omale. Kas sa saaksid palun nimepidi nimetada? Jaa, kohe saadan nimekirja. Olga, panen podcasti tekstilisse infosse Elari saadetud nimekirja kohe pankrotist. Mul ei ole seda nimekirja, ma kasutasin lihtsalt sellist talupoja mõistust, et kui müügimaht kasvab ja tehingute arv ei kasva ja suures osas on tegemist laenurahaga, siis lihtsalt küsimus on, et millest sa seda doteerid. Loomulikult on võimalik alati väljuda ka mõistliku nagu loogikat pidi ja ma arvan, seda praegu ka tehakse, et otsitakse koostööprojekte ja selline võib-olla ka arenduses konsoldeerimine. Okei, see on päris huvitav. Mind täitsa huvitaks, kuidas näiteks Arko vara kinnisvara arendus Hepsoriga leivad ühte kappi paneb, et miks mitte, et see oleks täitsa nagu huvitav. No me näeme siin mitmeid suurarendusi, siin Krullikvartal teeb koostööd kogu aeg, eks ole, et tegelikult on teatud mitte konsolideerimist, aga sellist nagu koostööd.
aga eks uusarenduse osas müük on ikkagi see, kus võib-olla täna on pudelikael. Ja sa tõid ka välja, et sel aastal on müügitempo läinud mõnevõrra üles võrreldes aasta tagusega. Kas 26 aastal sa ootad müügitempo kasvu või vähenemist või stabiilne või mis su ootus on? Ma hinnan seda puhtalt selle aasta pealt ja see pruudis õige olla, et kui maailma majandus kirjeldab ennast nii, nagu ta praegu teeb seda, siis pigem me näeme samu numbreid. Ehk siis selline base on selline 100-150 tehingu vahel Tallinnas. See on küll harv juhus, kus ma olen kõige optimistlikum inimene toas. Tuba on küll väga väike praegu, aga ma siiski arvan, et minu hinnang on, mida ma ei taha sulle peale suruda, et me näeme mõningat kasvu, mis isegi protsendina ei pruugi väga väike olla, aga tükkides ei pruugi nüüd liiga suur olla, et oleme siin, mis ta siis on, 23 aasta, et siis oli päris põhi, et siit oleme ikkagi edasi minemas, aga see selleks. Mis, Elari, on sinu ootus või arvamus, mida võiks kinnisvaraturu klient, kas siis koduostja, võib-olla üüriinvestor 26. aastalt oodata, et mis tema jaoks on tähtis? Ma ütleks, et esimene märksõna võib-olla, et buumi ei ole ja paanikat ka mitte. Ehk hinnad liiguvad mõõdukalt ülespoole, külgsuunas ja ei kuku ja raketina ka mitte. Teiseks ma ütleks, et laenamine on ikkagi jätkuvalt muutunud väga sõbralikuks, aga mis seal salata, pank tahab näha ikkagi läbipaistvaid sissetulekuid ja realistlikke hinnastamisi objektide puhul, et selles mõttes, et pank jätkuvalt ju laenu annab hea meelega. Ja ma ütleks, et ega üüriklientidel ka mingit valikut ei ole. Et pigem ju Tallinna üüriturg võiks viidata väiksele tõusule järgmine aasta ja väga odavat üüri kesklinna uues majas ei tasu ka oodata 2026. Kuna väga konkreetselt kokku võetud. Väga hea. Minu teemad said nüüd nagu läbi käidud, aga Elari, ma saate lõpuks alati küsin külaliselt mingi mõtte, nõuande, soovitus kinnisvaraturu osalistel, ostjad, müüjad, arendajad, investorid, üürilandjad, üürnikud. Mis sa annaks saate kuulajale, vaatajale kaasa nii laialt või kitsalt, kui sa ise heaks arvad? Ma ütlekski, et ajal, kus maailm nagu väga palju muutub, tasub keskenduda nendele asjadele, mis pole kunagi muutunud. See on sügav arusaam sellest, et on mingid asjad, mis elus ei muutu ja millele tasub keskenduda ja ma arvan, et üks nendest asjadest on suhted. Kui midagi üldse inimesest järgi jääb, siis on inimsuhted, see mälestus. Ma ei ole morbiidne, aga ma arvan, et see on see, mille põhjalt ju äri tehakse, usalduse pealt, suhete pealt, et me selles väikeses riigis, kus me siin konkurentsi teeme üksteisele maksimaalselt, ei saa unustada, et me oleme lõpuks inimesed ja inimesed toimivad suhetes. Nii et esimene asi on see, et mitte kunagi ei tohi unustada, et sul on lihtsalt kaasinimesed, kellega sa tööd teed ja äri teed. No teiseks koduostjatele jätkuvalt ma annaksin sellise nagu mõtte, et ärge oodake mingit suurt krahhi, et see ootus, kas see tuleb või ei tule, suure tõenäosusega ei tule ja suure tõenäosusega tuleb, pole lihtsalt kellelgi aimu. Ja tõenäoliselt, et hinnad tõusevad praegu ja mõõdukalt liikumas, on reaalsus. Ehk kui sa täna kodu ostad siis, ja väga heas piirkonnas, väga hea arendaja käest, siis selle kodu väärtus pigem peaks tõusma. Ma ütleksin nii, et üüriinvestoritele ütleks nii, et Excel peaks olema ennem emotsioone, eriti kui sa oled oma esimest kodu või üürikodu ostmas ehk usud hirmsasti sellesse, sellepärast et nägid videos seda, nägid Insta stories kedagi nii tegemas, aga mitte Eestis ja mitte meie kinnisvaraturul, ehk siis tuleks keskenduda siuksele asukohale ja ennekõike likviidsusele. Sest kui sul on vaja väljuda, siis peab olema võimalus väljuda. Mitte nii, et ostan kallilt ja müün odavalt. No arendamine ei ole enam nii, et ma
teen maja ära ja siis valmis ja küll siis ostetakse. Ma arvan, et arendajal on täna vaja nagu paremini ennustada seda klienti ja võimalik, et ka close ida teda ja mõelda kõiksugu energiatõhusustele ja panipaikadele paremini ja planeeringutele ja kogukonna tunnetele, et see disain läheb päris palju keerulisemaks. Ja ma pean ütlema, et ma olen siin Rotermanni keskuses ja ma ütleks, et Urmas on saanud suht hästi hakkama, kui seda vaadata, mis siin toimub, et ilusad punased lilled on õues ja kuused on tänaval ja siuke päris hea õdustunne tekib. See on siuke võib-olla läbi huumori, aga mõte on see, et mida arendaja peab tegema. Ja võib-olla maakleri vaates lihtsalt kolleegidele, et millele tasub mõelda rohkem kui igasugusele innovatsioonile on see, et rutiin, et see, kes talub rohkem rutiini, 2026 see võidab. Et pigem nagu igapäevane show up, ole kohal, tee oma tööd, ära unusta inimsuhteid ja eriti sellel ilusal ajal nagu jõuluaeg, et vaata, mida teised vajavad või ärisisu on ju see, et ole abiks, aita inimesi ja sa saad vastu kompensatsiooni nimega raha. Aga veel suurem tänu on tegelikult tänuvõlg, ehk kui me teeme head, siis see kuhjub. Nii et niimoodi lõpuks teeme raha, aga niimoodi hoiame ka võib-olla ühiskonna terve. See on nii ilus, nagu kui sa alustasid, ma mõtlesin, nii hästi sobib siia jõulueelsesse saatesse, siis sa tõid mängu sõnad üüriinvestor ja Excel ja planeering aga sa suutsid selle lõpus jälle nagu nii ilusasti kokku tõmmata, et minu meelest detsembrikuisele jõulusaatele väga siuke mõnus nagu lõpu mõte. Elari, ma väga tänan sind, et sa soostusid saates osalema. 127. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli see, mis siis oli eetris. Elari Tamm, Arko Vara, müügidirektor ja juhtkonna liige, aitas meil siin rääkida kinnisvara turust, elamispindade turust erinevast vaatest. Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina. Ja head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda saatesse kutsuda või mis teemasid käsitleda, siis andke aga teada klienditugi@kv.ee meili aadressile või siis võite ka minu poole otse pöörduda, minu kontaktid on internetist leitavad. Ja ega midagi, soovin siis kõikidele head jõuluootust, kontrollige oma sussid üle ennem, kui hommikul varbad sisse lükata, äkki on sinna midagi toredat toodud ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides.